Tere tulemast, sõbrad, tagasi Tuune stuudio YouTube'i kanalile. Pole ammu teid näinud ja seal ei olegi midagi salata. Oleme olnud ilmselgelt rohkem tööde juures kui siis kaamera ees. Ühtlasi oleme siis üritanud keerulise turuolukorraga harjuda ja planeerinud siis enda tegevusi niimoodi, et saaksime ka tulevikus tugevana püsida. Sellega ka endiselt töö jätkub. Projekte on käinud siia-sinna igasuguseid, see ei tähenda, et kui videoid ei ole olnud, ei ole ka töö käinud, vastupidi, tööd on olnud palju. Ja tänases videos ma võib-olla räägingi teile siis, mis me oleme teinud siin selle suve vältel või üldse selle aja vältel, siis võib-olla Martin Laini driftikaga, mis on tolle plaanid edasi ja räägiks teile siis ka sellest kurikuulsast Corvette C5 driftprojektist ja mis sellest saanud on. Ja nüüd ei olegi muud, kui lähme meie töökotta. No nii, uus töökoda. Natukene väiksem kui eelmine on, aga saame hakkama. Et ruumipuudust ei tunne, rohkem kasutame riiulipindasid ka ära. Asume nüüd tegelikult teisel pool Emajõge Vahi tööstuspargis. Et siin on, võib öelda, isegi palju ägedam olla. Aga nüüd ma töökojast vast rohkem ei hakkagi rääkima, et siin on see Laini driftikas, eks, ja tegelikult võib-olla räägiks ka sellest natuke, mis me oleme teinud see aasta ja mis on võib-olla järgmine aasta plaanid, et lähme siis sinna poole. Aba, kusjuures, mis ma tähele panin, see iste oli mulle kunagi kitsas. Aga see iste ei jää siia sisse enam, sest et see on striidikõlbulik iste ainult. Sellest autost saab Pro2 suuteline auto. Mis me see aasta tegime sellega? See aasta suurt midagi ei teinud. Me käisime paar korda rajapäeval ja siis sisuliselt aasta lõpus, siin suve lõpus sai alla pandud siis Wisefabi esisilakit ja käisime seda ka proovimas. Muidugi sellega kaasnesid veel omakorda jada probleeme, nimelt roolivõimuga. Tegelikult Lain on maadelnud roolivõimuga ennem ka. Me proovisime elektrilist roolivõimu, viskasime minema. Proovisime erinevaid pumpasid, M52 pumpasid, Audi 4.2 V8, siis ma ei mäleta, kas äkki A8 oma proovisime ja igasuguseid roolilatte asju. Ma ei tea, seal proovisime igasuguseid kämberpleite, kas kuskil midagi kinni ei jäänud. Lõppude lõpuks leidsime lahenduse niimoodi, et vaatasime mingisuguseid tootjakoode, võrdlesime ja vaatasime, et meil oli küljes siin M52 2.8 siis küljest üks roolivõimupump. Ja pildi peal vaatasime, et HGK müüb täpselt ülisarnast pumpa ja mõtlesime, et okei, vahet ei ole, et kui HGK kasutab ja müüb seda, siis proovime. Siis me tellisime kasutatud pumba ja see pump on tegelikult Audi A6 C6 pealt ja kõikide kuni 2 või tähendab alates 2.4 kuni siis 4.2 äkki bensukatel on see sama pump. Ja panime selle pumba külge ja see oli täpselt identne M52 pumbaga, see istus sinna 1:1 külge. Audi rihmaratas oli suurem minu mäletamist mööda, siis me panime ikkagi selle, mis siin oli ja siin oli vist Bemmi oma. Ja see probleem sai lahendatud ja tänu sellele, et see probleem sai lahendatud, sai Martin Lain väga palju motivatsiooni juurde, sest et me oleme selle roolivõimuga jagenenud ikka päris pikalt. Ehk et kui teil on sellel nii-öelda 80 või E90 seeriatel täpselt sama mure Wisefabiga, siis võime panna sinna descriptionisse selle tootekoodi või siis minge otse HGK lehele, te leiate selle pumba sealt. Ja põhimõtteliselt plaanid on sellised, et
Pro 2, ilmselgelt Wisefab on juba ees, on ju, aga see oli street klassi pill ja noh, nüüd tulekski hakata seda ümber ehitama. Et kõigepealt kõige suurem asi olekski turvapuur siia sisse teha, selle jaoks on auto tühjaks rookida, ettevalmistused teha. Ja järgmine aasta lain lubadusi ei anna, ütleme niimoodi, et ma arvan, mõne võistluse teeb, ma usun, võib-olla ilmselt siis superfinaalid, too on kõige reaalsem. Et lihtsalt meie eesmärk on see auto siis omal jõul nagu valmis ehitada Pro 2 suuteliseks ja et lihtsalt kätt nii-öelda siis soojas hoida, on ju. Vot, nüüd sellest autost ma arvan, ma rohkem ei räägi. Siin ei olegi midagi rohkem rääkida. Nüüd ma läheks teiega kõige huvitavama projekti juurde. No nii, Corvette C5 driftikas. Nagu te näete, ei ole me sugugi käed rüppes istunud. Siin on väga palju muudatusi toimunud. Nimelt põhiline asi, turvapuur. Põhikonstruktsioon on juba tehtud, vajab kokku keevitamist. Seda mudelit, nüüd, mida me algselt tegime siis nii-öelda siis arvutis, seda sai muudetud ka natuke. Et nüüd esimesed pakud, esimesed siis nii-öelda puuri toetuskohad nihkusid natuke nagu siia poole ja saime aru, et nii on veel parem teha seda puuri. Ja siis lisaks sellele kõigele Rainer Suvi Performance'ist siis käis mitu korda siin abis, näitas meile, kuidas softist ja sellest 3D siis joonisest siis too välja võtta, panna ühte teise softi, mis siis näitaks meile ära, kuidas me peaks neid torusid painutama, mis nurga all peale painutamist veel neid keerata ja nii edasi. Mul olemas on ju. Ja nüüd ma saan teha niimoodi, et ma saan tast selle flati joonise teha või nagu siin on ta täpselt lõigatuna ära, siin on siis need painded kõik, siis ma saan öelda näiteks, kas sa tahad siit poolt alustada painet või sa tahad alustada teiselt poolt painet. Siin on see toru lõpp-pikkus ja siit siis otsa pealt mõõdad. Esimesed painded tegelikult tegimegi tema abiga, et siis peakaar ning A ja B piileri vahelised torud. Ülejäänud on sisuliselt tehtud ikkagi nii-öelda mudeli järgi pilti vaadates üsnagi tegelikult täpselt tuli see kõik välja. Ja nüüd ilmselt panite te tähele ka seda, et siin on käigukasti tunnel ära lõigatud, siin on ka mootor vahele pandud. Käigukastiks on siis Gear Motive'i siis otsekast on ja mootor on lihtsalt maketina praegu vahel, see on Corvette originaal 5.7. Miks siit kõik ära on lõigatud, sest see lihtsalt ei mahu siia. Corvette'il on ju see nii-öelda tunnel ja käigukast on tegelikult tehasest tal taga. Ja nüüd muidugi lootsime ja nägime, et mahuks nagu justkui, aga tegelikult kui sa siin paned need adapterid, vahetükid ja asjad külge, siis praegu ei mahu isegi ära lõigatuna neid polt kuidagi siin keerama. Ja nüüd selle käigukasti tunneli me ka modelleerime, tähendab skännime sisse ja proovime siis väga viisakalt selle plekist nii-öelda välja painutada. Siis siin on ka mingisugused tükid tekkinud vahepeal. Kaak on mässanud ka ise seal softis ja igast asju disaininud on ja siis 3D printerist siis välja hakanud laskma väikselt tükke proovinud armatuurile. Et siin juba mingisugused proovitükid, mis on untsu läinud, aga mingisugused mõtted on juba nagu läbi käinud. Et see disain veel kindel ei ole, seda ma teile praegu näidata ei saa. Võib-olla panite tähele juba seda, et ka need originaal tehase toru siis
nii-öelda raamid on ära lõigatud ja siit nendest siis nii ees kui taga tuleb hakata ehitama siis õigele ümarale torule kõik selle raamistiku. Aga enne seda oleks vaja, et meieni jõuaks bodykitt, sest et niimoodi ilma bodykitita on seda üsna raske teostada. Ehk siis kui bodykitt jõuab, bodykitt tehakse meile Soomes JTK Compositesi poolt ja loodame, et see hakkab vinge välja nägema. Ja see näeb kindlasti vinge välja. Et nüüd järgmise või viimase asjana tahakski nüüd selle puuri ära keevitada ja selle jaoks on vaja siin natuke torusid ära võtta tegelikult, aga sellest protsessist ma tegelikult tahakski rääkida teile juba ja näidata teile juba järgmises videos. No nii, siin on muideks ka üks kliendi auto, tervitused siis Remile, et me oleme teinud siin viimasel ajal päris palju neid puure, et talvel ongi siuke ehitusperiood võistlusautodel ja siis neid me teeme nagu kõige rohkem ja Lainile meeldib karjuda just siis, kui ma videokaameral seda rekordnuppu vajutan. Aga mis ma öelda oskan, sõbrad? Järgmises osas juba näete, kuidas ma seda keevitan. Ma tahan teha seda natuke põhjalikumat, ehk siis see video tuleb ilmselt päris pikk, ma arvan. Aga seda te näete juba järgmises osas. Olge siis tublid, olge terved ja näeme teiega juba järgmises osas. Nii et peatse tuunimiseni. Tšau!